Esimene lugu on mu lapsepõlvest. Seda rääkis mulle hiljem isa, sest ise ma ei mäletanud midagi. Sõitsin mööda farmi rahulikult oma pagiga ja kuulasin osa neetud nukkudest. Nägin, et mu väike õde kraapis oma käega vastu seina, samal ajal imelikult mõmisedes. Mul oli mega veider tunne, eriti selle tsentrali liini peal ja selline tunne, nagu keegi hoiaks kinni, nagu lämmataks. Tere, head külmaväristajad ja kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja mõnusat pühade ootuse aega teile kõigile ja meile kõigile. Loodetavasti me oleme üle elanud selle viimase pühadeelse nädala valutult, aga teades astroloogiat, siis ma tean, et see ei lähe valutult. Aga meie saame teha seda, et meie loeme kuulajakirju. Ja see on nagu valuvaigisti. See on nagu valuvaigisti. Teise üllatusena mina olen täna olnud üleval alates kella 5, sellepärast, et mul tuli geniaalne mõte. See ei ole geniaalne mõte, see on varastatud mõte, aga nii nagu Watcher TV's Ghost Fileside tiim Ryan ja Shane panevad välja oma saated, mis muidu olid jupitatud, nagu meil, panen välja ühe maraton osana, siis ma mõtlesin, et aga meil on ju ka selliseid saateid, mis olid jupitatud ja äkki te tahate pühade ajal vaadata, teha ühe väikse tondijahi pühade maratoni. Nii et Patreonis siis 24. algab see maraton pihta, nii et kõik jõulupühad te saate järjest siis alates Pärnu, seejärel Paide ja siis Ladina-Eesti maraton osad, kust tuleb kõik jutti. Te ei pea üldse muretsema sellepärast, et seal vahetama klippe või midagi. Lihtsalt panete käima, enne pugite kõhu täis, avate oma kingitused ja siis lihtsalt vaatate ja naudite kõhedat jõuluaega. Ja YouTube'is siis täpselt sama asi, aga algusega 25. detsembrist. Mis sul seal laes juhtus? Ei, mul akende peal tantsivad varesed. Kombakid. Need on päkapikud, mitte varesed. Ei, need on varesed, need ei ole päkapikud. Okay. Ja mina siit omalt poolt lisaks selle vahele, et kõik mystery-pakid on teile pandud pidulikult ja kui te saate need kätte, please jagage. Seerige kama selles mõttes, et juba on jagatud. Juba on jagatud ja nüüd ma kuulsin seda ja nii, et kes meid ei vaata, siis seda krabinat te ärge paranormaalseks pidage, need on päkapikud. Ma vaatan praegu, kas ma saaks filmida neid, aga ma ei näe neid. Nad läksid teise akna peale, see liiga kaugel. Sest nad on päkapikud, sa ei peagi neid nägema. No ma ei tea. Igal juhul saatke pilte või tehke storiesi või tehke mingi äge reel ja tagige meid ära igal juhul. Et selles mõttes, et Heidi nägi nii palju vaeva, see on puhtalt Heidi idee ja teostus algusest lõpuni, nii et suur aitäh, et sa tegid nii paljud inimesed nii rõõmsaks. Ja ma loodan, et me järgmine aasta saame teha veel rohkem inimesi vähemalt sama rõõmsaks. Ja, sest tundub praeguse tagasiside põhjal, et see läks täitsa õigesse kohta. Töö oli heavy, aga ma olen täitsa nõus püherdama selles positiivses tagasisides. Aga meil on nüüd nõnda, et siis see ja järgmine saade on kuulajakirjade saade ja siis me kohtume uuesti uuel aastal ja kurbtusega peame tõdema, et need on nüüd viimased kuulajakirjad, mille on välja valinud meie armas nõnnupall Lisette. Rõõmtusega saame tõdeda tõenäoliselt järgmisel nädalal, et meil on uus inimene kirjahaljas, kes meid hakkab edaspidi aitama, aga küllap me sellest siis räägime, kui on õige aeg, aga aitäh kõigile, kes te meile kirjutasite, enda abi pakkusite, see oli väga liigutav, aga me peame kahjuks või õnneks kellegi teist siis ka välja valima. Ja töö selles vallas käib. Aga meil jääb nüüd selle saate ja järgmise saate vahele jõulud. Kas sul on kingitused pakitud?
mul on novembris alati juba kingitused fakitud. Fakitud. Minul ei ole, aga ma loodan sel nädalal selle ära teha. Vähemalt mul on peaaegu kõik kingitused olemas, välja arvatud üks, mis tuleb Itaaliast ja ei ole ikka veel kohale, isegi ei ole ups ei ole mulle isegi veel kuupäeva andnud, millal ta võiks jõuda. Ja see on sellele inimesele, härrale, kes kavatseb, on Patreonis jälle oma nime ära muutnud, nii et eks me siis saate keskel saame teada, millega ta on meid sel nädalal üllatunud. Peaasi, et upsi ei juhtu selles mõttes. Mis asi, et upsi või? Et upsi-lupsi ei juhtu. Upsi-lupsi. No vaatame, mis juhtub, aga läheks siis kuulajakirjade juurde, neid on terve suur ports meid sel korral. Lähme jah. Ja lihtsalt on pannud sellise pealkirja: ametid teispoolsuses, vargad, sisekujundajad, 19. sajandi äratajad ja kõnelejad ning õppiv küünetehnik. See on hea valik selles mõttes ameteid. Hea valik ameteid, tõepoolest. Tere, kallid kikimoorid! Olen teie üsna värske kuulaja, kuigi enam vist mitte nii värske, sest kuulan teid juba tihti, eriti kui teen siin Austraalias traktoriga tööd. Traktoriga, issand kui tore! Mõtlesin, et jagan ka paari lugu, mis on seotud unes kõndimise ja läbi une toimuvate kummaliste asjadega. Esimene lugu on mu lapsepõlvest. Seda rääkis mulle hiljem isa, sest ise ma ei mäletanud midagi. Nimelt juhtus nii, et iga kord, kui ema ei olnud öösel kodus, ta töötas 24-tunnistes vahetustes, läksin ma unes kõndima. Ma läksin kööki, võtsin alati ühe kindla lillepoti, kus kasvasid ema lemmiklilled, orhideed ja kõndisin isaga tema voodi juurde. What? Seal küsisin korduvalt, kus on emme, ma tahan emme juurde. Issand jumal, see kordus umbes pool aastat järjest, kuni ühel hetkel lihtsalt lõppes. Kui isa mulle seda hiljem rääkis, oli päris naljakas kuulda, sest ise ei teadnud ma sellest midagi. Ma ei tea, mida ma teeksin, kui mul laps ilmuks öösel lillepotiga lihtsalt. See oleks üsna kummaline, ütleme niimoodi, jah. Nii, ma igaks juhuks ütlen ka seda, et ma olin haige vahepeal, sellepärast mu hääl on imelik. Nii. Teine lugu on seotud mu väikese õega. See juhtus paar aastat tagasi, kui meil oli ühine tuba. Mina magasin ühes toa otsas ja tema teises. Ühel ööl umbes kella 1 paiku kuulsin äkki imelikku kraapimist. Võtsin telefoni ja näitasin tema poole valgust ning nägin, et mu väike õde kraapis oma käega vastu seina, samal ajal imelikult mõmisedes. See kestis küll vaid mõne hetke, aga ausalt öeldes oli see päris õõvastav. See kõlab nagu lugu minu enda käest, sest et tema on seda ka teinud. See oli kas mu õde või mu toonane parim sõbranna, kes olid mul Tallinnas külas ja ma mäletan, et kumbki neist tegi seda, et ta öösel ärkas üles ja kraapis seina niimoodi. Nii, aga lähen edasi. Temaga juhtus selliseid asju tihti. Ta tõusis läbi une istukile, sirutas käe välja ja ütles näiteks anna tagasi või mine ära. Mõnikord ütles ta aga ka anna palun siia. Mäletan, kuidas ma panin siis enda käete õlale ja ta vajus rahulikult tagasi magama. Kõige jubedam hetk oli siiski see, kui ta keset tööd seina kraapis. See nägi välja lausa teemonlik. Ma ei tea, miks mind nii naerma ajab. Ja seal huvitaval kombel oli alati nii, et kui mu õega juhtusid need öised episoodid, siis järgmisel ööl tahtis ta magada kas ema kaisus või minu kaisus. Nüüd me küll enam koos ei ela, aga vahel, kui oleme ema juures mõlemad ööbinud, siis kuulen ikka, kuidas ta läbi une mõmiseb või ütleb jälle sama, anna tagasi. Sellised lood minu poolt. Loodan, et need teile meeldisid ja jään huviga teie uusi episoode ootama. Tervitused Austraaliast, üks traktoriga kuulaja ja siin on veel lõpus 2 emotsit, millest üks on traktor ja teine on kommitus. Esiteks, ma olen traktorite fänn. Ma oskan traktoriga sõita, muide, see on fun fact minu kohta. Ja teiseks lihtsalt nagu minu õde tegi kunagi seda, et ta öösel kõndis, ma olen seda vist rääkinud, otsis mingit palli taga, et kus pall on. Nii et võib-olla sellepärast see ajas mind nii kohutavalt naerma. Aga une teema oli Threadsis sel nädalal ka üleval, nii et mul on hea meel, et Lisette valis kohe siia algusesse unevärgi. Võtame siis järgmise kirja. Heips kikimoorid!
olen alles teie värske kuulaja. Tulin teisele poole maakera Austraaliasse maailma avastama ja tööd tegema. Muidu see on sama inimene või? Ei usu. Kuule, isegi Malju ja Pärtelpoeg käisid Austraalias, nii et Tõsi, nii. Karin. Tööl on mul palju aega teid kuulata, samal ajal kui ülesandeid teen. Nii olen juba Doktori roolis. seda ei ole kirjas. Nii olen juba pea kõik Kikimooride osad umbes kuuga ära kuulanud. Võta, see on pühendumine. See on hea küll sellest, jaa. Aga asume asja kallale. Minu lugu leiab aset just siinsamas Austraalias ja samal ajal teie podcasti kuulates. Ei. Ja sõitsin mööda farmi rahulikult oma pagiga ja kuulasin osa neetud nukkudest. Oh no. Seal oli juttu ühest nukust, kes algab R-tähega ja et temaga kokku puutudes võib autoga midagi juhtuda. Ei, ärme ütle seda nime välja. Nii ma siis hirmuga kuulasin ja lootsin, et mul midagi sellel päeval autoga ei juhtuks, kui koju mineku aeg kätte jõuab. Päev hakkas lõppema ja sõitsin auto poole. Hakkasin taskust otsima autovõtmeid ja üllatust. Minu taskus neid ei ole. Appi, mis ma nüüd teen? Kurat, kas see nukk neediski mu ära? Olid mu esimesed mõtted. Kartsin, et kaotasin võtmed farmis ära ja ega neid oleks meeletult raske leida, sest see farm on suur ja mina sõidan päeva jooksul väga paljudes kohtades ringi. Jõudes auto juurde avastasin aga, et seekord oli võtmed hoopis autole ette jätnud ja päev kulges tavapäraselt edasi. Sain vaid kaaslasele muljetada, et vaata, kui paanikasse juba minna suutsin. Palju päikest teile siit Austraalias, teie kuulajas südamega. Oh my god. Ma näen, et meil on teema, tõesti oli see, et sa oled, kuidas see inglise keeles on, pulled all stops, aga järgmine kiri algab niimoodi. Elan välismaal, elan välismaal, töötan kirurgina. Sama põnev kui traktoriga või pagiga ausalt öeldes. Ma olen üks realistlikumaid inimesi ilmselt üldse, kes usub, et kõigele on loogiline seletus olemas. Kuniks nädal aega tagasi. Sõitsin eile pikemalt maadautoga ja vajutasin Spotify podcastide sektsiooni lahti. Muidu kuulan muusikat, aga kuidagi tundsin, et poleks paha eestikeelset juttu kuulata. Automaatselt hakkas mängima teie podcast, mida ma varem polnud kuulnud, ja üks kummitustest rääkiv lugejakirjade osa. Oh my god. Universum. Nii tore. Või algoritm. Mul jäi suu lahti autoroolis see hetk vist, eriti veel pärast eelmise nädala juhtumit. Olin laupäeval valves. Õhtuti on koduvalve, ehk et saan olla muidu öösel kodus, aga kui tuleb erakorraline patsient, siis pean 30 minutiga kodust haiglasse jõudma. Helistati siis laupäeva õhtul kella 10 paiku, et varsti tuleb erakorraline teisest maakonna haiglast. Läksin tööle, aga jõudsin veidi vara. Minu 2 opiõde polnud veel kohale jõudnud ja patsient ka veel mitte. Olevat alles poole tunni täie kaugusel. Olin ihuüksi opisaali, mul on juba külmavärinud. Olin ihuüksi opisaalide juures, nagu me valvajal ikka, kui ootame või haiguslukku kirjutame. Otsustasin, et jõuan teha endale ühe sooja tee personaliköögis. Et sinna minna, siis tuleb opisaal... Ma ei suuda lugeda seda. Mul on liiga palju meedikuid ümber. Nii. Et sinna minna, siis tuleb opisaalide juurest läbi mitme ukse välja tulla ning kiipkaardiga personali uks lahti teha. Uks on puidust, aga 2 suure klaasi osaga. Keerasin ümber nurga, siis et ust kiipkaardiga avama hakata. Aga ei. Ukse taga seisis üks naine. Mis asja? Vanem lühike kõhn naine, hallide õlgadeni juustega, kortsus näoga. Vaatas mulle otsa ja siis kadus ära. Ma olin nagu soolasammas seal ukse taga ja vahtisin tühja kohta päris pikalt. Ma ei suuda. Nii. See on nii lahe. Otsustasin, et lähen ikkagi sisse ja vaatasin muidugi kõik nurgatagused üle. Ei olnud seal ilmselgelt hingelistki. Ainult imelik tunne, et ma pole üksi. Mõtlesin, et no kuule, täiskasvanud naine, katsu olla nüüd. Tegin TV soojaks. Ma ei saa, mul on niisugused külmavärinad, lõpetage ära.
tegin TV soojaks ja suutsin poole äragi juua, aga tundsin, et pean istuma, nii et mul oleks selg kindlalt vastu seina, mitte akna poole. Kusjuures ega ma nagu otseselt seda tädi ei kartnud. Ta ei tundunud kuri, aga tundus, ma ei tea, see naera mul praegu kaitsereaktsioon, aga tundus nagu rohkem, et mina segasin kogemata teda tema toimetuste juures, et ma nii ootamatult õhtul seal teed teema läksin. Sulgudes pole kunagi pika valvamisaja jooksul seda kusjuures varem teinud. Vahva oli tööd teha pärast sellist encounterit muidugi. Külmavärinaid tundsin veel pikalt ka steriilse jaki all, millega muidu on hea soe. Ja siin on see laughing emoji. Rääkisin järgmine päev kolleegidele ka, nii poolnaljaga, et nad mind päris uhuuks ei peaks. Tuli välja, et minu vanem meeskolleeg oli ka kedagi näinud mõni aeg tagasi opituvade ees, kui arvuti taga öösel kirjutas. Et tulevad silmanurgast näinud kuju, kes kiiresti tal selja tagant mööda läks. Nii et tuuleõhku ka tundis, aga muidugi kedagi tegelikult polnud. Ja meie opitubade peal ei ole järgmisel korrusel midagi, aga me põhimõtteliselt kõik oleme kuulnud, kuidas katusel toole lohistatakse mööda põrandaid, eriti öösiti. Jesus. Ja no nüüd, kui teie podcast ka ette mängimisele tuli autos kummituste teemal äkitselt, siis tundsin, et pean kirja panema selle ikka. Ma olen surma näinud oma karjääri jooksul küllalt ja ikka väga lähedalt, nii et haiglas kummituste nägemine pole vist teab mis haruldus. Ei ole. Lihtsalt kuna ise pole siiani uskunud ja olen ikka proovinud loogilisi seletusi anda asjadele, siis oli see veidi creepy kogemus. Tagasihoidlikult creepy. Ja no veel pole mõistlikku selgitust suutnud sellele leida. Maailmas on palju sellist, mida me ei tea, tundub. Tervitades arstitädi. Oh my god. Oh my god. Mul on pisarad silmas ja mitte ainult nohust. Issand jumal. Ma tean, et meil on olnud nii palju kriipimaid lugusid. Ma ei tea, miks see mind nii hullult raputas praegu. Kuidagi nagu ma ei olnud valmis selleks. Aga tead, mis on hea siuke vahepala teha, kui oled raputatud? Ja vaadata, mida meil boyfriend seekord enda nimeks pani Patreonis. Aga nii kaua, kui ma nuuskan, sa võid rääkida, mis meie Patreon on ja mis seal teha saab. Ja meil on Patreon sellises kohas nagu patreon.com/kikimoorid ja sealt leiab igasuguseid ägedaid asju. Sinna tulevad saated iga nädal varem, sinna tulevad tondijahid varem, kui me neid veel uuel hooajal tegema hakkame. Sinna tuleb tonditähtide musta materjali, sinna tuleb sarjasoovitusi, filmisoovitusi, meie märkmeid saadetest, igasuguseid kassipilte, koerapilte, koduvideosi, siis veel saate teemad saab vaja valida teatud perioodi tagant, eks ole. Ja siis on meie e-poe sooduskood ka kõikidel nendel inimestel seal täiesti olemas. Ja mis on võib-olla kuhugi mattunud, aga noh, selles mõttes ma ikka püüan vahepeal meeles hoida seda ja panna saate kirjeldusse kirja. Aga ei, see on täitsa õigus, nii see on ja lisaks sellele, et te meid toetate, te võiksite ka lihtsalt tulla nädal aega proovida tasuta, et mis tasuline sisu endast kujutab, aga võib ka täitsa niisama tulla ja olla tasuta jälgija, sest et päris palju sisu me paneme sinna niisama. Või siis on early access'iga niimoodi, et Patreonid saavad varem, aga järgmisel päeval saate teie täiesti sealt ka vaadata ja ei pea üldse muretsema ja minema kuhugi YouTube'ile otsima ja seal reklaame vaatama. Nii et ühesõnaga tasub olla ja uudised alati ikka ka esimesena seal. Ja siis on jah, see mõnus väike featuur, et te saate ise valida oma nime, mida me siis ette loeme igas saates. Ja mulle meeldib jah, see väga see trend, mida mu kallim alustas, et iga nädal ta muudab oma nime ja paljud teist on sellega juba kaasa tulnud, et vaatame, mis siis see nädal meile pakub. Ütleme nii, et see nädal on üllatav. Okei. Oi jummal, nii, aitäh vippkülmaväristajatele, kelleks on Indrek, Pillerin, Mumm ja Volkergeist, Keit, Anne-Mai ja nüüd loeme siis mida sa oled teinud, Daniel? Oh my god, okei, alustame emotikonidega, milleks on pardike, siis on see piiluv nägu, siis nimi on noortekonnade arvumängud
siis on musi emoji ja siis on südame silmadega emoji. Noortekonnade armumängu. Minu meelest Tsiki oli see, kes ütles, et me oleme noorekonnad. Nii, aga me jätkame kikkide sõpradega, kelleks on Hufflepuff, temalgi on emojid, ühel pool on kummitus, teisel pool on ükssarvik ja pendliheiks. Ja aitäh külmavaristajad Endre, Kelly Y-ga issand sült, kusjuures üks S on sulgudes, nii et ta võib olla ka isand sült. Maarja, Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrin Y-ga, Kadi ja Oliver, Krista, Viirastus, Väike-Päike, Krets, Merit, Valgesiil, Elin, Helina, kummituse ja kõrvitsa emojiga. Kuidas mul kõrvits alati meelest läheb, et mis see sõna on nagu. Siis on meil Liina, kellele aitäh öelda, Kersti, Erki, Anni, Anju, Marta, Friida ilma Y-ita, Ilona, Anne Tondiste, Kristin, Miila ja Regli, ütleme, et ma jätan siin pooleli. Oi, sul tuleb ka päris huvitavaid. ja aitäh, Annika, Kristi, No Name, Airi, Helen, Karena, Hundikiisu, Miisu, Statoil Forever, Lõviplika, Kretsu, Diana from the Moon, Kristel, Kelly, siis meil on siin veel Bell, Gretu, Käti, Norra mägitööline, Sirel, Madara, Katariina, Kiku Krissu, Heili, Eveliine, Hiie, Eveliine, Lissandra, Haanja kõrgustiku alpinist ja mustad kassid. Norra mägitööline. Haanja, mis siis oli Haanja kõrgustiku alpinist. Mustad kassid on uus, aga Eveliinest meil tõepoolest on üks Eveliinedest kirjutas ja küsis, kas see on võimalik, et see nii saab olla. Meil tõesti on 2 Eveliinet, et see olla päris haruldane nimi. Kõik on meie juures. Norra mägitööline, okei, I love it. Ma armastan teid kõiki nii väga, te olete tõesti parimad. Aitäh, et te meid toetate ja tõesti Spotify Wrapped, mida te ka jagasite, me nägime, kui palju te meid kuulate ja armastate ja meie enda Spotify Wrapped tõestas seda, sest et ma ei tea, mis juhtunud on, aga mingi metsikult on inimesed tee meieni leidnud ja selle eest saame ainult teid tänada, nii Patreone kui ka teisi kõiki, kes te meid kuulate. Ja kuulate ilusalongides ja igal pool mujal, nii et levitage Jumala sõna. Aga lähme siis edasi nende põnevate kuulaja lugudega. Hei Ligimaarid! Hei! Saadan teile paar veidrat lugu veel. Olin just reisil Londonis ning seal juhtus paar väga veidrat kogemust. Heidi, sina ise kirjutasid selle loo endale või? Ei, aga ma tean, kes minuga samal ajal Londonis oli ja ma arvan, et tegemist on selle inimesega. Sest et siin on järgmise lausena kirjas, et ööbisime 19. sajandi majas hotellis. Mida ta mulle ütles siis, kui ta oli Londonis. Ei, minu ega mehe uni polnud seal just kiita. Polnud küll erilisi kogemusi, aga kuidagi veider oli ikka. Paar kogemust oli hoopis mujalt kui hotellist. Olin kunagi lugenud paraveebist Londoni metroojaamade kummituslugusid, aga olin suures pildis ära unustanud. Mingi hetk meenus seal olles, otsisin üles ja loomulikult oli kummituslugu järgmine. Alma raudteed ehitades satuti nii matmispaikadele kui vanade kirikute müüridele. Nii oli. Metroos on mõrvatud inimesi ja sooritatud enesetappe. Raudteetunneleid ja perroone jälgitakse videokaameratega turvakeskusest ning neid valvavad turvamehed. Peale südaööd rongiliiklus seiskub ning maa alla inimesi ei lasta. Öötundidel on maa-alune tunnelite süsteem hoopis isemoodi maailm. Aastal 2000 kell 2 öösel sai üks turvamees turvakeskuses kõne, et Liverpooli jaamas seisab idasuuna perroonil üks mees. Turvamees lubas, et läheb vaatama. Igaks juhuks ütlen, et see kriuks oli praegu minu mikrofon. Ja uksed ei ole kriuksud täna. Nii, kus ma pooleli jäin nüüd? Jõudes perroonile ei leidnud ta sealt kedagi ning siirdus siseliini telefoni juurde ning helistas keskusesse öeldes, et ta ei näinud kedagi.
Turvakeskusest öeldi, et hetkel seisab see mees ikka veel seal. Yeah. Turvamees läks uuesti kontrollima, vaadates põhjalikult kõik kohad üle, kuid ei midagi. Helistades uuesti keskusesse, imestas kolleeg siiralt, et kuidas see võimalik on, kui ta nägi kaameras turvamees seisvat vahepeal selle teise mehe kõrval. Ei. Turvamees mõtles, et ta on lolliks läinud ja läks uuesti vaatama, vaadates isegi raudteele, et äkki mees hüppas perroonilt alla, kuid keda polnud, seda polnud. Hiljem seoses raudtee remondiga avastati Liverpooli jaama alt massihaud. See oli nüüd mingi tsitaat, kõik igalt poolt, see kogu story on ju. Nüüd ta räägib ise edasi. Mul oli mega veider tunne, eriti selle Centrali liini peal ja selline tunne, nagu keegi hoiaks kinni, nagu lämmataks. Kui Liverpooli peatuse kandis olime, oli eriti vastik tunne. See oli ka siis, kui esimesel päeval lennujaamast linna liikusime. Teine kogemus mul endal. Jalutasime juba hämaras mehega Hyde Pargist läbi. Üsna pikk. Reaalselt mingi hetk ütles mu mees, kes minust palju vähem tunnetab jutumärkides neid, et jõhkralt raske on olla, nagu oleks mingi 20+ inimest selja taga. Reaalsuses oli vaid 2 päris inimest. Ja kui nad kõrvalteele läksid, oli see 20+ inimese tunne ikka kallal. I don't love this. Tänapäeva inimesena ma guugeldasin loomulikult. Muidugi tuli vastus. Hyde Parki kummitused. Muidugi. Nii, Speaker's Corner ehk siis piirkond, kus avalikult kõnelejatel oli õigus kõnelda. Jesus. Olevat olnud paigaks, kus mõnikord on nähtud surnud kõnelejaid, kes jätkavad oma kõnesid kuuldavasti öösas. Müstiline. Mul on lihtsate sõnadega raskusi viimasel ajal. Eelmine nädal oli sul naasemisega keerukas. Jaa, ma tean. Mul ongi vahepeal täiesti cancel. Anyway, müstiline häälekõlin ja sammud on mõnedel jalutajatel tekitanud õõva. 18. ja 19. sajandil on Hyde Parki piirkond kohtumispaigaks, kus paljud surid ootamatult või kurbades olukordades. Näiteks õnnetused hobustega. Nähtud on nuttu ja nägemusi valgetest kujudest, keda seostatakse just armastuse või kaotusega. Hyde Park on kunagi olnud osa kuninglikest jahimaadest ja sealsete lahingute või õnnetuste tagajärjel väidetavalt ekslevad sõdurite vaimud, kelle kujud aeg-ajalt sumisevad puude vahelt või ilmuvad veekogude äärde. Rotten Row rada hobuste ja sõiduvankrite jaoks on seotud mitmete jalakäijate ja hobuste õnnetustega. Mõned väidavad, et öösiti võib kuulda hobuste koputust või näha mööduvat kummituslikku sõiduvankrit. Ühesõnaga, oli ootuspärane reis. Tšau, paka, Laura. Mulle väga meeldib ette kujutada koputavaid hobuseid. Minu London samal ajal oli üsna business. Kusjuures ma eile õhtul just vaatasin neid videoid ja ma ikka täiega igatsen seda Canary Wharfi nagu. See on mu lemmikkoht Londonis ja ilmselt jääb selleks nagu forever. Okei, siis me peame Londonisse minema. Ei ole midagi teha. Jep, tuleb minna. Võtan järgmise kirja. Tere, kikimoorid. Alustuseks mainin, et enda loo tõttu soovin igaks juhuks jääda anonüümseks. Kusjuures väga hea, maini see alguses ära. Teie podcasti leidsin umbes aasta tagasi tänu salajuttude tüdrukutele. Shout out Maljule ja Kristinale. Ütlesin mina praegu ja jätkan kirjaga, kes teid mainisid ning sellest ajast alates olen olnud teie suur fänn. Tänu teile on mu igapäevased bussisõidud tööle ja tagasi palju oodatumad, seega suur aitäh, et nii huvitavat ja lahedat asja teete. Ja ma ütlen siia vahele, et suur aitäh ka Maljule ja Kristinale, et nad võtsid vaevaks meid mainida ja nad teevad ka väga ägedaid asju. Sealhulgas salajuttude saadet. Nii, aga jagaksin teiega ühte juhtumit, mis minuga mõned aastad tagasi töö juures aset leidis. Olen aasta aega kogunud, et see kirja panna ja seda kõike esimest korda välja kirjutades mõtlen jälle, et see on kõige kõhedam asi, mida ma kogenud olen. Aasta aega! Okay. Seda aasta tundub nagu väga pikk aeg, nii et ma praegu mõtlen, et see saab olema üks väga wild ride. Okei. No vaatame. Aastaid tagasi töötasime ühes üsna tuntud vanas hotellis administraatorina. See oli sama hotell, kus mina olin.
ühel täiesti tavalisel talveööl olin ma öövahetuses. Nii nagu ikka, oli öösiti tööl üks admin ja üks portier. Järelikult jah, nii, okei. Ma trackin. On sarnane jah. Jah. Meil oli selline kokkulepe, et kui kõik külalised on sisse registreeritud ja töö järgmiseks päevaks ette valmistatud, siis võib nii administraator kui portier vaheldumisi paariks tunniks magama heita. Jaa, nii on. Nii, edasi. Selle ööl sobis portierile, et puhkan esimesena ja portier jääb seniks vastuvõttu. Kuna talviti oli puhkeruumis väga jahe, siis selle asemel, et minna sinna pikutama, otsustasime hoopis ühes vabas hotellitoas puhata. See oli esimese korruse tuba ja seal oli vaikne, pime ja rahulik. Panin madratsi põrandale, tõmbasin pleidi peale ja jäin üsna ruttu magama. Ma ei tea, kui kaua ma magasin. Tund aega ehk. Ma näen ette ja ma ei taha edasi lugeda. Aga siis ma ärkasin selle peale, et keegi aeglaselt paitas mu põske. Mitte kogemata, nii nagu keegi päriselt paitaks sind. Ja samal ajal samal ajal kuulsin ma madalat mehe häält, mis rahulikult ütles, ärka üles. Ei! Äkki see on see portier? Oleme positiivsed, optimistlikud. Läbipaistev või? Ma ei liigutanud. Mõtlesin veel, et okei, ilmselt kujutasin ette. Aga siis täpselt sama asi uuesti. Sama rahulik hääl, sama tunne, kuidas mu põske ülevalt alla aeglaselt paitatakse ja jälle uuesti ütleb väga selge vanema mehe hääl. Ärka üles. Nõudlik. Miks sa mulle lihtsalt selle loo andsid? Ja ka 3. korda ma olin täiesti tardunud. Mõistus ütles, et see pole päris. Siis kargasin, siis mõtlesin, et selge. Näed, portier on tulnud siia tuppa ja teeb nalja, et hirmutada. Kargasin püsti, lõin tule põlema ja käratasin. See ei ole naljakas, lõpeta ära. Aga toas ei olnud kedagi. Ma olin täiesti üksinda. Seisin seal, süda tagus ja mu käsi oli ikka veel põsel. Ta enda käsi siis. Ma tundsin seda puudutust veel, ma füüsiliselt tundsin, et keegi oli seal. Ja see tunne ei lähe siiani meelest. Thanks for that, selles mõttes mul ka nüüd ei lähe. Ja siis kuulen koridorist väga kiireid lähenevaid samme. Need sammud muudkui lähenevad ja keegi koputab minu uksele. Kartsin, et nüüd teen ukse lahti ja ta ringi sama ära tervitab mind. Aga ukse ma siiski avasin ja seal seisis hoopiski portier, täiesti segaduses. Küsisin temalt kohe kurjalt, sa käisid just mu toas, eks? Tema vaatab mind nagu peast põrunud. Ei, ma olin ju all vastuvõtus. Portier räägib ühesõnaga. All hotelli restoranis läks alarm tööle, tule ruttu alla. Kõndisime alla vastuvõttu ja seal olidki alarmi tõttu turvafirma töötajad kohale tulnud. Nad läksid restorani vaatama. Muidugi polnud seal kedagi, Heidi nagu teab kõike. See on sama hotell. Aga mis seal oli? Paari leti juures oli klaasid kildudeks põrandale kukkunud. Restoranis, mis oli juba tunde olnud selleks õhtuks suletud. Kaamerad vaadati üle ja tõesti, pole seal näha kedagi. Aga korraga härra koputaja oli lihtsalt paariletile koputaja oli pahane, et keegi talle midagi ei andnud ja aga korraga need klaasid lihtsalt värisevad ja liiguvad ning endavad hooga põrandale. Tuba, kus ma magasin, oli täpselt restorani kohal. Siis ma sain aru, see hetk, kui mind seal üleval nii-öelda äratati, oli täpselt see aeg, kui klaasid all kukkusid. Ja keegi või miski tahtis, et ma oleksin ärkvel, kui see juhtub. Kui turvafirma töötajad õlguga ehitades lahkusid, siis palusin portieed, et ärme räägi sellest kellelegi, sest see oli minu jaoks nii hirmus ja lihtsalt nii absurdne, et ma ei soovinud seda meelde tuletada. Umbes nädal hiljem tulin tööle ja üks kolleeg ütleb, tead, mis eile ööl juhtus? Ühest hotellitoast tuli keset ööd kohvritega vastu võttu üks endast väljas Läti perekond, kes ütles, et nemad siin ööbida ei kavatse, kuna nägid, oh my god, kuidas vannitoa laual nende asjad ise liikusid. Küsisin kohe, et mis tuba see oli ja no loomulikult see sama tuba, kus mina tol ööl puhkasin. Okei, palun, kui sa nüüd kindlasti juhtud kuulama seda, et me siin sinu kirja analüüsime ja teistele ette kanname, siis please kirjuta, milline hotell see on, sest et mulle tundus, et see on selle hetkeni, kui magamistuba tekkis restorani kohale. Okei.
me hoiame su anonüümsust, ära ja, muretse. ja. Kiri läheb edasi. Siis ma otsustasin rääkida ka hotellijuhile, mis minuga varasemalt juhtus. Tema ainult muigas ütles, jälle see kummitus tegutsema hakanud või? Nagu see oleks mingi tavaline asi. Peale seda töötasin edaspidi ainult päevastes vahetustes ja ka edaspidi räägiti, kuidas just öösiti toimus seal kahtlaseid asju. Küll vilkusid öösiti tuled konverentsisaalides, kuuldi väikeste tüdrukute ümisemist või naermist. Nähti vanemat meest koridoris nurgas seismas. Ja mida kõike veel. Issand, see kõlab nagu mingi fucking The Shining. Kuule, mul on hea uudis sulle. Selles mõttes, et see ei ole sama hotell päris kindlasti. Okei. Konverentsisaalid ja see tähendab seda, et äkki me saame minna kuskile. Kui see on Eestis. Hiljem teadis üks põline selle linna elanik rääkida, et kunagi sõja ajal oli selles majas peatunud Saksa tütarlaste koor ja selle koorijuhid, kes väidetavalt olid linna õhurünnaku ajal sisse põlenud ja osad neist ka kadunuks jäänud. Võib-olla on nad siis siia kuidagi kinni jäänud. Mida arvate teie? Aitäh, kui jaksate selle pika loo ette lugeda. Kõhedat, aga sügisvärvilist oktoobrit soovides, Kiki fänn. Me oleme nüüd detsembris ja me kohe hakkame seda analüüsima. Esiteks, Saksa tütarlaste koor võis meil vabalt käia siin küll teisel maailmasõja ajal, kui me olime näiteks Saksa valduses. Aga mina vana ajaloolane ei oska praegu kommenteerida, mul on kuupäevad kõik sassis. Nii, oota, aga ta ütleb aastaid ühes tuntud vanas hotellis, üsna tuntud vanas hotellis. Ta ei ütle, et see on välismaa hotell. Nii et tuntud vana hotell. Okei, kui sa tahad midagi selle kirja kohta öelda praegu võimalus, siis ma pean nuuskama, aga mul on üks teine teema, mida ma tahan siit võtta üles korraks. Ei, selles mõttes ma tahan seda öelda, et nende vanade hotellide see kumbitusjuhtumite niisugune käekiri on üsna sarnane igal pool, nagu välja tuleb. Mehed, kes seisavad nurgas, tüdrukud, kes naeravad nagu mingi põski paitav. Koorisaamendajad. Aga ma tahtsin siit tuua teemaks, sest et see on nüüd siis sellest see Watcheri punt on ja keda ma fännan teiega ja nende podcast Get Scared, mille nad kahjuks selle aastaga ära lõpetavad. Aga neil hakkas umbes aasta aega tagasi Halloweeni ajal siuke igikestev vaidlus, et kumb on legendaarsem õudusfilmi tegelane, kas see Samara ringist või siis, issand, mis see nüüd oli siis Alienist see, appi mul ei tule isegi ta nimi meelde, mis selle Alieni creature'i nimi on? See vastab juba küsimusele. Oota, minu jaoks ka vastab see küsimusele. Xenomorf, nii, kas see on Xenomorf või see on Samara? Kumb on nagu ülemaailmselt tuntum õudusfilmi nagu sümbol? Minu jaoks nagu 100% Samara on ju. Me vaidlesime, kui me sõitsime Tartu laivile umbes, ma ei tea, Mäo-Ristist Põltsamaani selle üle ka Danieliga. Tema ütleb, et see on kindlasti Xenomorf. Mina ütlen, et see on Samara. Sina ütled ka Samara, on ju? Ja, mina olen sinu poodis. Täiesti kindlalt Samara, nii et võite jätta siia kommentaaridesse, mida te arvate, kas Xenomorf on nagu universaalsem õuduka karakter või Samara. Siin ei ole küsimus selles, kumma nagu mingi võitluses nagu ära hävitaks või nagu kummaga me ise tahaks rohkem nagu kohtuda või siis ei tahaks. Pigem nagu kumb on nagu universaalsem. Jah, paljud ei tea ka Samara nime on ju, aga, või siis Xenomorfi nime, aga kui sa näed seda, ma tunnen ka selle Alieni kuju nagu ära või selle Xenomorfi, kui ma teda näen, aga ikkagi Samara minu meelest palju legem. Jah. Nii et aitäh, et sa andsid võimaluse sellest ka rääkida. Kuule, võta nüüd üle, ma pean taastuma, ma ei suuda nagu Jesus H. Christ, ma ütlen. Nii, ma vaatan, et me oleme jõudnud selle saate viimase kirjani. Ja algab see siis niimoodi. Hei, armsad kikimoorid. Olen 16-aastane noor neiu. Mind võite kutsuda Krissuks. Kutsume. Loodan, et mu lugu on piisavalt imelik ja kummaline.
minu mikrofon oli see igaks juhuks jälle ütlen. Endale tulevad külmavärinad peale, kui sellest räägin või mõtlen, aga asume ilma pikema mölata minu loo juurde. Elan vanas maamajas koos oma ema, isa ja kalli Kiisuga. Kui hakkasime oma kööki ümber remontima paar aastat tagasi, tuli vana tapeedi alt välja üks nimi, millele me algul väga tähelepanu ei pööranud, aga hiljem 2024. aasta 4. novembril tundus õige seda uurima hakata. Miks ma seda kuupäeva nii täpselt mäletan, on sellepärast, et see, kelle nimi on seinale kirjutatud, tema naise surma aastapäev oli just see kuupäev. Hakkasime uurima mehe sugulaste kohta, et millal ja miks nad ära kolisid. Nad läksid, kui mu mälu ei peta, siis teise maailmasõja hakul Kanadasse. Mees, kelle nimi seinal on, oli tol ajal 6-aastane ja tundub, et ta on oma nime seinale ise kirjutanud. Novembris me rohkem ei uurinud, sest see õde kirjutas mehe sugulastele ja jäime ootele. Sugulased vastasid umbes veebruari keskel. Ehk siis 4 kuud võttis aega umbes. Täpselt ei tea, mida nad kirjutasid, aga saime mõned fotod. Märtsi algul oli mu ema reisil ja isa oli öösel tööl. Olin rahulikult oma toas voodis pikali, kui kuulsin mingit pauku köögis. Kuid mu kass oli minuga ja ta magas. Kui läksin kööki, oli kõik korras ja polnud midagi maha kukkunud. Natuke aega hiljem kuulsin jälle mingeid samme ja praksu, aga siis ma ei julenud enam minna. Järgmine päev oli plaan sõbrannal minu juurde tulla, kuna pidin talle küüned tegema. 5. märtsi hommikul rääkisin talle sellest kooli minnes ning ta polnud hirmul ega midagi. Pärast kooli läksime siis minu juurde ja tegime rahulikult küüsi, kui mõlemad kuulsime mingeid samme ja prakse taaskord. Aga nagu ikka, kass magas minu voodis. Sul on rohkem kasse vaja. Selles mõttes, et Daniel iga kord, kui ta siin ööbib, siis ta on nagu mingi, mis hääl see oli? Siis ma olen mingi, need on alati loomad või naabrid. Nagu, kui mul loom ei oleks, siis oleks võimatu elada. Aga vot sel hetkel, kui me midagi kuulsime, siis kass ärkas järsku üles ja vaatas suure toa poole. Nüüd siis veel üks seik tahvelarvutiga. Pärast seda, kui mu ema oli reisilt tagasi tulnud, tuli üks mu teine sõbranna minu juurde külla. Ta soovis minu tahvlist teha küntedisaini, aga sel hetkel, kui tahtsin minna tahvlit võtma, märkasin, et tahvel oli diagonaalselt kaante peal. Mõtlesin, et isa võttis kaaned pealt ära. Paar päeva hiljem küsis ema minu käest selle kohta ja rääkisin talle siis selle tahvli jutu ära. Nädala lõpus oli tahvel jälle samamoodi kaanteta ja mu isa kinnitas, et kui tema hommikul 5 paiku tööle läks, olid tahvlil kaaned ümber. Ma siis vahele ütlen, et mul on hea meel, et keegi veel 5 paiku ärkab, mitte ainult mina. Kui mina aga kell 7:20 kooli läksin, siis enam polnud. Kuidas saab selle ajaga midagi sellist juhtuda? Pärast seda pole meil midagi sellist toimunud, aga mul on kogu aeg selline tunne, et midagi juhtub varsti uuesti. Loodan, et lugu piisavalt kõhe ja et kuulen teid seda ette lugemas. Parimate soovidega, Krissu. Krissu, oota, aita mul nüüd asjad kokku viia peas. Sa leidsid või te leidsite ühesõnaga köögiseina pealt ilmselt praeguseks kadunud inimese lapsena kirjutatud nime. Ja siis hakkasid asjad juhtuma, kui te võtsite ka siis tema perekonnaga ühendust. Niimoodi tundub, jah. Mul jäi natuke segaseks, kuidas selle naise surma-aastapäev on seotud sellega. Ta kirjutas või hakkas uurima nagu enda teadmata vist nagu täpselt, kui oli nagu selle mehe naise surma-aastapäev. Okei, see on ka väga creepy. See on päris suur kokkulangevus. Mida kokkulangevus tõesti. Kristjan, mul on nii hea meel, et see lugu lõpus oli sellepärast, et kui ma oleks pidanud ära minema selle mingi kriipariga, kes paitab põske nagu ja mingi seisab nurgas kuskil. Ma ei tea. Kurat, need lood olid täna liiga palju minu jaoks. Ei noh, lõbus. Nautida võib siis juba. No naudime, muidugi. Suur aitäh kõigile, kes te olete meile kirjutanud ja kikimoorid@gmail.com jätkuvalt ootab kirju ja meie eesmärk on ette lugeda ikkagi kõik kirjad, mis vähegi on
kirja moodi. Vahel me saame ka lihtsalt ühelauselisi, siukseid lausekesi, mis ei kvalifitseeru päris kuulajakirjaks, aga et kui te ei ole seni oma kirja kuulnud, siis ärge muretsege, nagu näha, siis meie kirjahaldjas ja ka tulevane kirjahaldjas püüab alati mingi teema leida ja need kuidagi kokku siduda, nii et sellepärast peab mõnikord võib-olla natuke ootama, aga sellegipoolest kirjutage ja nautige oma pühi, sest et pühade järgselt on Tondijahi maraton ja siis on jõuluteemaline, pühade teemaline kuulajakirjade saade. Ma eeldan, ma loodan. Eks siis näis. Eks siis näis, plaan oli. Ja siis mina saan öelda millalgi, mis see 2-in-1 kingitus on siis, mis ootab. Mitte veel küll järgmises saates, aga millalgi. Uuel aastal. Siis saame rääkida, mis me kingituseks saime. Sest meil on nääride ajal meie perejõulud. Mõna. Nii et, sest minu meedikust õde on 24. haiglas valves ja kindlasti juhtub seal igasuguseid kriipisid asju, aga ta ei saa sellest rääkida. Kahjuks avalikult. Mina ei saa rääkida, tema saab mulle rääkida igast asju. Aga ütle, et keegi teine rääkis. Jah, meil on teisigi meedikuid siin. Saatke aga oma lugusid. Ei pea üldse välismaalt olema. Varjake ära, mis haiglast jutt on ja... Põhimõtteliselt me võime varsti teha Kikimooride meedikute klubi. Sellest sellel on palju nagu puudu. Oleneb, mis kvalifitseerub klubiks sinu peas. 3 on juba klubi. Ja 3 on meil olemas. Nii et klubi on olemas. Nii et siis organiseeruge ise palun. Kuidagi omavahel, kui te seda soovite. Ja siis traktoristid ja pagid ja Austraalia inimesed siis omavahel saate organiseeruda. Ja ühesõnaga on neid fraktsioone, ütleme. Ma olen peast jumala segi, ma pean lõunat sööma. Kell on 4 õhtul, ma olen lõunat sööma. Sama seis. Okei, aga igal juhul olgu teil siis täpselt sellised pühad, nagu te soovite, et need oleksid ja pühade ajal võib ka ju püsida kõhe, nii et püsige kõhedad.